väga hea. Viljar sõitis 6.8, meie sõitsime 6.8. Ma ei tea, kas keegi tegi veel 6.8 vist. No Flink on 6.7. Flink oli 6.7 teinud, et selles suhtes ole mees otsas istume väga super. 6 ringile. Siis nüüd keerasime 4 linki, pani need pehmeseguga rehvid, mis seegu külmaga töötaks. No ja tundus, et praegu kohe tuli 60 jala rekord vees. Tundus või tuli? Tundus või tuli? Ei, tuli. Soomes ei ole 1.06 kunagi teinudki, 1.07 oli 1.08. Rootsis tegime 1.05. Kui väiksed vahed tegelikult on, aga lihtsalt seal, kui ta juba liigub seal 100 meetri peal, on lihtsalt pidamise vahe nii suur. Ja siin tegi seal oli jah midagi. Tal on selline tunne, et hakkab mingisugusest teatud boostist pihta, nagu mootor hakkab bäänduma või midagi. Ei ole mingi boost. Ei no ennem sa sõitsid 3,2 barriga, jõud oli väiksem vaata, alla 300 km tunnis, siis see oli jumala sildi logi. Ja niisugune tunne nagu nukk-võll ei keera mingist, sul on nuka keeramine, ma arvan, temperatuuri järgi mees räägi. Jälle linnuka. Natukene ikka saab krutitud juurde. No nüüd tuleb või? Ja Väins ootaks, et ma nüüd ütlen, siis ma panin pool barri juurde boosti turborõhku eesti keeles. Siis ma keerasin süüdet varasemaks, et süüdata varem ja teha suurem pauk. Aga tegelikult mitte midagi. Näpu otsaga raputasime sinna juurde. Sest et täna on neljapäev. Homme sõidame, laupäev sõidame ja pühapäeval hakkad finaalid. See tähendab seda, et meil on aega seda rada siin testida küll ja ma usun, et see seade, mis me praegu siia paneme ja teisi sõidu teeme, see on ainult sellepärast, et sõita saaks. Ega reaalses elus ajad hakkavad sündima alles homme ja ülehomme, nii et aga me teeme endale praegu seda vundamenti 6.6 jaoks. See on see asi, mis on vaja ära teha. Arno Veeril läks väga lappama. Ma just vaatasin, ära võtama, et Viljar maha ei võtaks. Kuidagi nagu jäledalt venis, aga aeg oli mulle. See sõit on ikka nii petlik, et vahest vaatad, no nüüd tuleb aeg. Midagi. Hirmu äratavalt läks. Päris kole oli, jah? Arvan, tuleb ka vahetab üksid ära. Virdala on juba platsis või? Nii jubetud sõitu pole ennem minul veel elu sees olnud. Rada on, pidamine on väga halb. Ja me muidugi proovisime nüüd 6-7 sõitu ja panime jõudu juurde kõvasti. Ja minul läks õnnelikult, aga nagu kuulsin, et teine mees, kes järgi tuli, sel nii õnnelikult ei läinud. Et tegelikult on väga ohtlik suhse külmaga, kui rada ei tööta sõita. Loodame, vaatame auto üle, ma usun, et autoga on okei, aga mulle ei jäänud palju seinast puudu praegu. Ma küll ei tea, kui hull see väljast paistis, aga sees oli igastades väga hull. Arvasin, et läheb käest täitsa. Täna vist rohkem ei sõida, nagu ma tean. Saab rahulikumalt võtta. Loodame, et homme vähemalt rada hakkab tööle ja temperatuur tõuseb, siis on teine asi. Need autod ei ole enam naljasi. Kui esimene käik hakkas laperdama, esimese käigu lõpp nagu vajus ära ja nii kui teine käik tuli, siis lajatas, kui panime kõvasti süüdet juurde ja siis lõi ringi ära. Siis läks. Rada ei võta vastu, rada ei tööta üldse praegu. Jaa. Ei, Rita vaatas, et sinu rajad, ma peale mõtlen, et sa võtsid gaasi maha, äkki oli mingisugune leke. Ei, ma ei võtma, mul läks ringi täiesti.
mul lekelt ei ole. Mõtlesin, et läks midagi, kui tooli kahte võtab, nüüd siis maha niimoodi näinud seal ja sõitis tema... Ei, kõik oli okei. Lihtsalt jõud oli liiga palju ja rada on liiga küll. Ma kõige rohkem kartsin seda, et ei lähe samamoodi, et mu Villarile võtta ette ei lähe. Ma kartsin kõige rohkem seda, kui mul lappama läks. Aga proovisin pigem vasakule seina ära, kui kuradi paremale läheb. Mina nägin kuradi reaalselt seda nagu pauku kõrvalt ja see oli ikka täiesti piipna. Ma pole niisugust lendu ennem näinud. See oli karm pauk rais. Eks seal rada ei olnud enam millegi pärast, midagi on maha läinud sinna. Ma nägin seda, ma olin just, vaatasin hea heli, et ma ta ennem ära lasin saada aru minna. Ja vaatan venda mul ees niimoodi, siis vaatasin, keeras mulle perse ja siis ma mõtlesin, ma maha ei võta igaks juhuks. Ja ma ei võtnudki meelega, sellepärast ei võtnudki. Hea sõit oli tegelikult, aga see oli kohe tunda, et rajal on midagi maha läinud ja ta ei pidanud nii hästi. Ja 60 jalga on kehvemaks läinud ja Andres oli mul ju kõrval, ma nägin, kuidas tal auto hakkas lippadi mul ninaas käima. Ma lasin ta veel nagu mingi pool sekundit varem minema, et ta nagu läheks väikse edumaaga. Ja tulemuseks oli see, et me ei põtkunud kokku. Näiteks kui mul oleks olnud sama olukord, siis ma oleks saanud küljed kokku panna, aga mul läks ta täitsa sirgelt, nii et ei olnud enam midagi. Aga kahju on praegu Ristost, sest et ma nägin Risto õnnetust praegu täiesti laivist pealt, kõrvalt ja ma võib-olla olen ka, aga mitte väga alles näinud, kuidas auto üle katuse käib ja peaaegu üle selle betoonserva lendas. Käed värisid. Villeril oli live. Viller vaatas laivi. Me siin elus ja kõik on hästi. Ja me käisin vaatamas Risto Virdala, ütleme siis laivis ka üle, oli just haiglast tulnud. Ja tervis on nagu selles mõttes nagu uus mees. Nii nagu rajale läks, tuli ka tagasi, aga autost ei ole nüüd mitte midagi järgi. Ta ise arvas, et ta ei sõida enam kunagi. Sest et näost oli näha, et tal tegelikult ei olnud väga kohale ka jõudnud see üritus ja ma arvan, et kui ta õhtul maha istub sinna oma bussi, siis ta mõtleb sügavalt järele ja jõuab see kohale, kui õnnelik ta tegelikult oli, sest et auto tõusis õhku, keeras otse vasta seina ja lõi katusega veel vasta seda betoonserva. Katus on ju tegelikult selle auto kõige nõrgem koht üldse. Ja sellel hetkel, kui mina seda autot nägin, et ta jäi seisma, sellel hetkel ta veel põles ja sinna sisse nagu ära põleda nagu ei taha keegi. Õnneks on raja meeskond ja turvameeskond on ikka eriti tasemel. Ja mis on tähtis on see, ega seda autot ju turvameeskond, ütleme siis tehniline meeskond ilma seda üle vaata, ta vaatab seda sellepärast üle, et keegi ei võtaks, ütleme kergekäeliselt turvavööde aegumist, istmete asukohta, turvapuuri, mingi pragusi, vedrustusrehve, kõik turvekustutussüsteemid, need on kõik äärmiselt olulised ja eriti ma olen tähele pannud, et kui autod hakkavad sõitma 6 ja väiksemat aega, siis hakkab igal võistlusel peaaegu midagi juhtub. Vähem või suuremal määral on ikkagi õnnetused olnud alati kaasas. Eelmine aasta, ma mäletan, Rootsis oli siis tegelikult kõige hullem õnnetus, mida ma olen näinud. Kui ma nüüd järgi mõtlesin, siis üks Volvo väga ilus käis üle katuse umbes 20 korda. Ja selle vastu sa ei saa, sellised asjad juhtuvad. Ja mida saan mina selle vältimiseks teha on kas õigel ajal tõsta gaas, mida tegelikult ju keegi teha ei taha, sest võistlus võib ju olla võidetav, või sa hoolitsed selle eest, et su auto on võimalikult turvaline. Rihmad on pingul alati ja ütleme mingisugust kütuse ja ma ei tea, mingisugust muid lekked ei ole, mis võivad nagu ohtlikuks saada. Nii et kui keegi nõuab teie käest turvalisust, siis võtke seda tõsiselt. Kuigi meil on eilsed 3 ringi on tehtud, aga tuli üks rõõmu uudis, et me saame veel ühe tiiru teha. Kohe hommikul vara. Et ma panen riidesse ja me paneme ühe puraka.
pole autotki käima pannud ja soojaks teinud tegelikult. Aga noh, ei olegi oluline. Kiired hommikused nossiseadustused veel. Saame äkki veel täna sõita hommikul. Ma ei tea, kas see aeg läheb kirja ka või ei lähegi, aga vähemalt lähme joone tahagi. Pane nüüd kõik linnukesed. Meil on rohkem linnukesi kui liiga palju. Tuli paar juurde. Esimene käivitus jälle niisk oli ja panime küünad, vahetasime ära, tõmbas esimese hooga täis. Aga öeldi vist ikkagi, et saame praegu kõik peale, kes tahavad käida vähemalt kutsumas. Et õnneks jõudsime just masina soojaks lasta ja lähme proovime nad hommikul korralikult lasid raja soojaks vähemalt, see oli hea reaktiiviga ja hommikul saame, jah, päike paistab. Proovime seda sama setukit, mis eile õhtul, millega üritasime seinas käia. Loodame, et seekord läheb parem. ...600 pööret ja siis tuleb noss taha ja kuni 2,6 barrini ja 8000 pööret. Kumb ennem kätte saab, selle järgi välja lülitab. Hommikused stardid on tegelikult selles mõttes halvad, et keegi jälle ei tea, nagu ma olen kogu aeg räägin, raja seisukorda. Vanasti ma võisin olla 100% kindel kogu aeg, et rada on alati hea. Siis sellel aastal ei ole ma ennem kindel, kui ma näen seda head rada. Väga hea, super. Nüüd on jõudu vaja panna, rada on täna niimoodi. Tegutseme. Sama lampi, kui asi töötab. Nitrod, asjad, mitte midagi ei töötanud enam. Null. Ära tee neid update'e, meil oli 6-8 seade. Mis see iga kuradi kolmas sõit läheb sellepärast, et kuskil on mingi linnukeres. Meeldis selline asi. Ärka para üles ja hakkab update'ima. Rahune maha ja hinge natukene paar korda. Oleks see üks kord võistluse käigus. See on fucking iga kolmas. Me ei katseta siin, saad aru, meile võtame selleks eraldi päeva, maksame raja kinni ja siis me testime. Sa ei tee seda kunagi. No, et jälle. Aga ma räägin, siis kui me ei tee, siis me ei tee seda. Kui meil on 5 starti päevas, siis sa võid ühe korra proovida, mitte niimoodi, et sul on 1 start päevas ja siis sa proovid. Täna oli selle jaoks võimalus testida. Mul on vaja seadet testida, saad aru? Seadet, mitte sul linnukesi. Ma võin teada.